Kas on kuulda? Paneme selle kõlari tööle, siis on äkki kuulda. Ja nüüd on kuulda. Aga nüüd... Mikrofoni nupp on sees. Hallo. Nii. Kõigepealt suur aitäh meie suurepärasele bändile, kes saadab meid tihti nendel üritustel, kui me püüame suuremale avalikkusele selgeks teha neid olulisi punkte, mis on meie jaoks olulised, et ka teised nendele tähelepanu pööraksid. Suur aitäh, Rhythms of Resistance! Ma pean tunnistama, et esimest korda elus ma olen üsna närvis. Kuigi ma olen varem ka teinud meeleavaldusi ja olen ka varem andnud üle allkirju Riigikogule, siis loomulikult esimest korda on neid allkirju niivõrd palju. 35 805 inimest andsid oma toetava allkirja abieluvõrdsuse heaks. Aitäh teile kõigile, ma tean, et nende hulgas oli väga palju erinevaid inimesi erinevatest parteidest ja see toetus on kindlasti veel palju suurem kui need allkirjad. Ja mul on rõõm näha, et me oleme ka riigina liikumas ikkagi sellise võrdsema ühiskonna poole. Minu käest on väga palju kordi küsitud viimasel ajal, et kas ma tõesti usun, et Riigikogu võtab selle, menetleb seda petitsiooni ja me saavutame abieluvõrdsuse Eestis. Ma pean ju seda uskuma, kuidas siis teisiti ma saaksin. Üks oluline võib-olla asi, mis väärib ka tähelepanu, on see, et selles tänase valitsuse koalitsioonileppes tegelikult ei ole öeldud, et abieluvõrdsus peaks Eestis kehtima. Aga seal ei ole öeldud veel väga paljusid asju. Näiteks enesemääratlemise eapiiri tõstmine täpselt samamoodi ei ole olnud selle koalitsioonilepingu sees. Aga ometigi oleme ühiskonnana jõudnud sinnamaale, et nii valitsus kui ka Riigikogus, enamus Riigikogus esindatud erakondadest toetavad seda. Ja meil on võimalus väga oluline sotsiaalne küsimus ära parandada. Eesti põhiseaduse teine peatükk, mis siis räägib Eesti inimeste põhiõigustest, paragrahv 12 ütleb, kõik on seaduse ees võrdsed. See ütleb ka seda, et mitte kedagi ei tohi diskrimineerida. Täna see kahjuks veel nii ei ole. Kõik ei ole seaduse ees võrdsed. Paragrahv 27 ütleb, perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all. Täna ei ole kõik perekonnad riigi kaitse all. Me tahame, et see muutuks ja ma arvan, et on viimane aeg, et see muutuks. Ja ma tänan veel kord kõiki allkirjastajaid ja ma loodan, et Riigikogu komisjon saadab meie algatuse suurde saali ja Riigikogu liikmetele antakse võimalus hääletada abieluvõrdsuse poolt enda südametunnistuse järgi. Aitäh! Nüüd ma kutsuksin siia sellise liikumise nagu Aitäh, aga minu traditsiooniline perekond ei vaja kaitset esindaja Priit Tohvi. Tere kõigile! Mul on au
siin teie ees seista täna ja esindada kogukonda, aitäh, aga minu traditsiooniline perekond ei vaja kaitset. Oleme grupp inimesi, kes on kõik üht või teistmoodi traditsioonilistest perekondadest, aga kes millegipärast ei tunne, et teiste inimeste armastus neid kuidagi ohustaks. Pigem tunneme vastupidi, et meie õnn sellest ainult kasvab, kui armastavad pered oma kõik võimalikes vormides ja värvides julgevad end näidata. Mina lapsevanemana pole igatahes küll kunagi tundnud, et neid inimesi liiga palju oleks, kellega saaks arutada, kus on Tallinnas kõige parem lapsevankriga käia või millistes poodides kõige soodsamaid beebiriideid saab. On see siis tõesti nii oluline, kas need teised lapsevanemad on erinevast või samast soost? Kui kooseluseadust menetleti, siis tõepoolest just nende küsimuste üle me pikalt ja põhjalikult vaidlesime. Kas 2 meest ikka moodustavad armastava paari, kas 2 naist ikka kasvatavad õnnelikke lapsi ja nii edasi. Seistes siin nüüd ise, isa ja abikaasana, ei taha ma ette kujutadagi, et keegi minu pere niimoodi avalikult lahkaks. Ja seepärast ma siin olengi koos teiega, kallid sõbrad. Ma olen siin, et minu lapsed ei peaks kunagi üles kasvama ühiskonnas, kus selliseid südametuid vestlusi peetakse. Nende koht ei ole meie sajandis. Võttes vastu meie allkirjad, kõik 35 000, on Riigikogul täna midagi, millest iga rahva esindaja ainult unistada võiks. Võimalus kellegi elu paremaks teha. Ja ma ei peta end seejuures väärkujutelmadega, et ühiskonnast, milles valitseb abieluvõrdsus, kaovad üleöö homofoobsed mõtted. Ma ei eksita end unelmatega, et vägivald, mida nii paljud meie sõbrad LGBT kogukonnast elu jooksul kogenud on, ainuüksi sellepärast, keda nad armastavad, ühtegi kustutab oma jälje nende mälust nii pea, kui perekonnaseadus võtab 21. sajandile omase kuju. Ma tean, et vihakoorem ei kao veel nii mõnegi meie kaasmaalase turjalt. Küll aga julgen ma loota, et selleks ajaks, kui minu tütar jõuab sinna ikka, kus asutakse eakaaslastele armastust avaldama, ei pea tema ega ta sõbrad piinlikkust tundma selle pärast, keda nad armastavad. See olukord on niigi piinlik, ka ilma ühiskondliku stigmata. Kuniks me kasvatame oma lapsi ühiskonnas, kus ühed pered võivad, mida teistele kiivalt keelatakse, jääb idanema nende peasse mõttealge, et äkki need teised pered ongi siis kuidagi teistmoodi. Ja teistmoodi reeglina tähendab halvem. Jälle jõuame tagasi nende samade südametute vestluste juurde, mille puhul igaüks, kes natukenegi süveneda viitsib, saab aru, et tonti seal ei ole. Pere on pere, paar on paar, armastus on armastus, hoolimata sellest, millised promosoomid parasjagu kokku sattunud on. Me lõime aitähi 2014. aastal, et meie õed ja vennad ja sõbrad ja nende pered LGBT kogukonnast ei tunneks end üksi, vaid tajuksid end hinnatud ja täisväärtusliku osana meie ühiskonnast. Eesti Vabariigi Riigikogul on nüüd harukordne võimalus see töö lõpuni viia. Aitäh! Aitäh sulle, Priit! Ja nüüd ma annan sõna Eesti LGBT ühingu esindajale Eeva Komplimetsale. Tere kõigile ja aitäh, et te olete siia tulnud ja aitäh Rohelistele, et te kutsusite mind siia teile kõnelema. Mul on nii suur rõõm siin koos teiega anda Riigikogule üle abieluvõrdsuse petitsioon, mis sai kokku 35 805 häält. Ma mäletan seda tunnet, kui see petitsioon loodi. Enne seda, kes võitlus selle eest, kas meil õnnestub hoida neid õiguseid, mis on praeguseks tunnustust leidnud. Kas õnnestub hoida ära rünnakute eskaleerumine? Kas õnnestub hoida ära tagasilangust? Kartsime astuda edasi, kartsime unistada ja julgelt sõna võtta, sest äkki inimesed vihastavad ja rünnakud lähevad veelgi hullemaks. Klassikaline hirm vägivallatseja ees, mis halvab ja paneb otsima varju ja ennast maha suruma.
poliitikud kartsid võtta julgeid seisukohti, sest see võiks maksta valijate hääli. See petitsioon oli aga julge ja tugev samm edasi. See justkui murdis selle hirmu kangestuse, kuhu me olime vajunud. Ma oleks olnud justkui hüpnotiseeritud ja äkki ärkasime ja mõistsime, et me ei pea uskuma seda narratiivi, mida meile sisendatakse. Me ei pea uskuma, et Eesti rahvas on tagurlik ja vihkamist täis. Ei ole. Eesti rahvas on lihtsalt tagasihoidlik, rahulik ja konflikte vältiv. Need kiire hooga lisanduvad allkirjad abieluvõrdsuse petitsioonile näitasid, et eelnev vaikimine ei olnud nõusolek. See oli vaid eestlaslik tagasihoidlikkus. Me ei ole harjunud tänavatel protestima, me ei ole harjunud avalikult oma meelsust näitama. See vaikimine ei tähendanud, et inimesed oleks olnud rahul sellega, mis toimus. Meile ei meeldi kiusamine, meile ei meeldi konfliktid, meile ei meeldi labasus. See ei olnud meie Eesti. Meie Eesti on parem. Milleks mulle abieluvõrdsus? Ma tahaks, et mu naine ei peaks lapsendama meie ühiselt saadud lapsi. See on veider ja täiesti ebavajalik protsess. Ma tahan kindlustunnet, et kui minuga sünnitusel midagi juhtub, siis minu laps saab kasvada üles koos minu naisega. Praegu pole ta seaduse silmis, aga mitte keegi enne, kui laps on lapsendatud. Last lapsendada saab alles pärast sündi. Heteropaarid, kes spermapanga abil lapsed saavad, on aga automaatselt mõlemad lapsevanemad. Kohe algusest peale. Milleks selline erinevus? Meil on kooseluleping sõlmitud, aga sellega ei käi kaasas kõiki samu õiguseid ja kohustusi, mis käivad kaasas abieluga. Üksteise vara pärimise jaoks on vaja koostada testament, mis on väga kallis. Abikaasad aga pärivad üksteise vara teineteiselt automaatselt. Meie perekonda ei leia mitte ühestki riiklikust registrist. Kui on vaja oma suhet tõestada, tuleb kaasa võtta paberil leping. Ma ei tea, paljud kannavad lepingut igapäevaselt kaasas. Kui kiiresti vaja tõestada on, siis tuleb koju joosta ruttu. Mina tahan abieluvõrdsust, et kõik inimesed tunneksid Eestis, et neid austatakse ja väärtustatakse. USA-s tehtud uuring näitas, et kui osariigis võeti vastu abieluvõrdsus, siis selles osariigis langes keskkooli noorte enesetapukatsete arv keskmiselt 7%. Lesbi, gei või biseksuaalsete õpilaste hulgas oli langus lausa 14%. Need on tõsised numbrid, mis räägivad valust, mida noored tundsid, kui neid nähti teisejärguliste või valedena. Eesti riik on niigi väike. Hoiame oma inimesi ja väärtustame igaüht, kes siin elab. Hoiame ja väärtustame iga perekonda. Aitäh kõigile 35 805 inimesele, kes selle petitsiooni allkirjastasite. Te olete tõeliselt ägedad. Aitäh! Aitäh, Eeva! Nüüd kutsuksin ma sõnavõtule Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikme Eduard Odinetsi. Head sõbrad, ääretult hea meel viibida selle tseremoonia juures. Mina ei mäleta sellist aega, kui üle 35 000 inimese tulevad seaduse algatusega siia Riigikogu ette. Kahju sellest, et kõikidest Riigikogu fraktsioonidest on esindatud siin ainult sotsiaaldemokraadid. Aga ma loodan, et kui see asi suurde saali jõuab, siis neid fraktsioone, kes toetavad seda algatust, on oluliselt rohkem kui üks. Nagu iga poliitik on ka minul oma unistus. Ja mina unistan Eestist, mis on kõikidele siin elavatele inimestele tõeline kodu, kus ei pea kedagi ega midagi kartma, kus saab olla see, kes sa oled,
kui sind austatakse sellisena, nagu sa oled. Kui sa ei pea varjama oma tundeid, sa ei pea varjama oma perekonda, sa ei pea varjama oma lapsi. Ja ka sinu lapsed ei pea varjama enda vanemaid. Selline vaba, tore, hea, kodune Eesti. Ja mulle tundub, et see algatus, abieluvõrdsuse seadustamine, on üks samm sellise Eesti ülesehitamise poole. Nii palju ütlesin, aga nii halvasti oli kuulda. Kokkuvõte on ikka see, et Eesti võiks olla kodu kõikidele peredele. Armastuse ees on kõik võrdsed. Abielu ees on kõik võrdsed. Ja kõik võrdsed on kõik armastused ja kõik abielud. Ja selle poole me püüdleme. Ja selle poole tahaksin mina suures saalis hääletada. Aitäh, et te toote selle seaduse eelnõu Riigikokku. Aitäh, Eduard! Ja nüüd ma kutsuksin siia ühe väga toreda inimese, kes kannab meile ette kõigi perede manifestid. Ja kui te teate, täna on rahvusvaheline peredepäev. Meie tahame, et see oleks kõigi perede päev, sest me teame, et kõik pered on tegelikult ju võrdsed. Aga praegu veel seaduse ees mitte. Jürgen Rooste, palun. Kõigi perede manifest. Iga pere on väärtus. Meil kõigil on üks pere ja rohkem. See, mis tulnud sünnihetkel, see, mis enda loodud ja see, mis kujunenud eluga. Me kõik oleme osa väiksest ja veel mõnest suuremast perest. Pere on rohkem kui majanduslik liit. Pere see on tugisüsteem, juured, väärtused, kindlus, armastus. Iga pere täidab ühiskonda millegi unikaalsega ja see teeb meid kõiki ja meie riigi tugevaks. Tugevas riigis on kõigile tagatud võrdsed õigused. Igal perel on õigus õiguslikule kaitsele, sest Eesti põhiseaduse paragrahv 12 kohaselt on kõik seaduse ees võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste tõttu, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Iga Eesti inimene peab tundma, et tema pere on selles riigis väärtus, mida hoitakse ja hinnatakse. Perede kujunemised ja nende vormid on erinevad, kuid nad kõik on võrdsed ja olulised. Pere aluseks on armastus ja austus pereliikmete vastu ja soov oma elu koos veeta ja üksteist toetada. Tundkem uhkust oma pere üle ja toetagem teisi peresid, sest nii saavad tugevamaks ka meie enda omad. Kutsume kõiki eestimaalasi lähtuma järgmistest põhimõtetest. Esiteks, Eesti Vabariik on hooliv riik, kelle jaoks on oluline iga inimese õnn. Teiseks, iga pere on ainulaadne ja oluline. Kolmandaks, kõik pered peavad olema seaduse ees võrdsed. Neljandaks, kõigil on õigus kooselule ja perena tunnustamisele, hoolimata nende seksuaalsest orientatsioonist ja soolisest identiteedist, rahvusest, rassist, nahavärvist, soost, keelest, päritolust, usutunnistusest, poliitilistest või muudest veendumustest. Eesti, sinu vabaduse aluseks on ühtehoidmine, armastus ja soov olla õiglane iga Eesti inimese suhtes. Õitse ja kasva ning paku oma inimestele õnne ja rõõmu, nagu ühele suurele perele kohale. Aitäh! Aitäh, Jürgen! Mul on väga hea meel, et meiega on liitunud parlamendi spiiker härra Jüri Ratas, kellele meil on suur rõõm üle anda 35 805 allkirja, kõikide nende inimeste allkirjad, kes toetasid ja toetavad abieluvõrdsuse algatust. Härra Jüri Ratas, kas te soovite midagi öelda? No, võta seda.
head inimesed, kõigepealt ma soovin teile tänasel perepäeval palju edu, mis on ÜRO egiidi all juba 93. aastast selliselt. Ja ma kindlasti soovin tunnustada inimesi, kes vabas ja demokraatlikus Eesti ühiskonnas oma arvamust välja ütlevad. Kas läbi petitsioonide nagu siin täna või läbi muude tegevuste, mis on rahumeelne, on see igati õige. Nii et ma võtan need Riigikogu juhatuse nimel need, no võib öelda, et circa 36 000 allkirja vastu ja nii nagu on meil kombeks, siis Riigikogu juhatus kõigepealt kontrollib nende allkirjasid ja peale seda siis määrab sellele juhtivkomisjoni, et seda saaks edasi menetleda. Nii et ma arvan, et see on ka üks osa Eesti ühiskonnast ja demokraatiast, et inimestel on oma arvamuse avaldamiseks võimalus öelda välja oma soovid ja koguda allkirjad. Nii et aitäh! Aitäh! No nii, see on tehtud. Te riigikogulased, et me nüüd lihtsalt ootama jääme. Me tuletame teile ennast kogu aeg meelde. Palume siia meie suurepärase bändi. Tänan veel kord kõiki, kes te siia tulite, kõiki, kes andsite oma allkirjad. Ma tänan parlamendi spiikrit ja ma loodan, et me ei pea enam pikalt rääkima sellest, et Eestis on vaja kehtestada abieluvõrdsus. Aitäh!